Shalom ja tere tulemast tagasi. Vahepeal sai aku tühjaks. Sellepärast see eelmine osa lõppeski nii järsku. Aga see oli ka võib-olla hea ja õige koht pausi tegemiseks. Ma siis nüüd tuletan meelde, et me jäime pidama sellel, mis on lepingulaekas. Ja nagu siin kirjas, 2 lepingulauda, kivilauda, toora, Aaroni valitsus, võimu, kepp ja anum või kruus mannaga. Ja me rääkisime ka nendest lepingulaudadest, kus kohas nad pühakirjas esinevad. Nii et nad ei ole mitte ainult midagi, mis on jäänud unustusse, minevikku, kui kaunis muinasjutt, vaid sellest räägib ka ilmutuse raamat. Ja ilmutuse raamat 11.19 ütleb, Elohimi tempel taevas avanes ning tema templis sai nähtavaks tema lepingulaegas ja sündis välke ja kõuemürinaid ja pikselööke ja maaverin ja suur rahesadu. Me näeme ka lõpuajal, ka siis, kui Yeshua tuleb tagasi teist korda, kui kuningas, ta läks, ta tuli juba kui kannatav sulane, Ben Yosef, Joosepi poeg. Aga teist korda ta tuleb kui Ben David, Taaveti poeg, kui kuningas. Ja edasi veel, mis on lepingulaekas? Aaroni võimusau, seesama mandlipuust kepp või sau, mis läks õitsema, mis üle öö läks mitte ainult õitsema, vaid kandis ka küpseid mandleid. Ja sellest räägib 4. Moosese 17. peatükk, salmid 21-23. 4. Moosese 17, 21-23. Kui Moshe järgmisel päeval läks tunnistustelki, vaata, siis haljendas Aaroni sau, mis kuulus Leevi kojale, ole saanud võsusid ja puhkenud õitsele ning kasvatanud küpseid mandleid. 4. Moosese 17, 25 salm. Jahve ütles Moshele, vii Aaroni kepp tagasi lepingulaeka ette, säilitamiseks meenutusmärgina vastupanijaile ja lõpeta nende nurinad minu ees, et nad ei peaks surema. See oli meenutuseks. See oli meenutuseks mässust. See oli meenutuseks nuhtlusest, millega Jahve oma vihas hävitas Iisraeli lapsi, kes astusid tema sõna vastu, kes astusid tema seatud autoriteedi vastu. See on väga ohtlik. See on väga ohtlik. Sest ilmselgelt on olemas autoriteedid. Ilmselgelt ei ole taevane kuningriik, Jahve kuningriik, demokraatia, vaid see on teokraatia. Seal on kuningas. Kõik väeline, armastav ja hea, aga ka püha. Püha, eraldatud. See, kes oli, on ja tuleb. Kelle sarnast teist ei ole. Halleluja. Ta ise ütleb enda kohta. Ei ole olemas teisi jumalaid. Kes on selline nagu mina taevas ja maa peal?
ei ole olemas. Tema ise teab. Väga hästi teab. Halleluja. Nii et ärgem nurisegem. Vaadakem selle võimusaua peale. Vaadakem, see on meenutuseks vastupanijaile. Ja pange tähele, sel hetkel Iisraeli rahvas koosnes ka muulastest. Need, kes olid ära tundnud väelise ainu Jumala. Need, kelle südamete peale Egiptuses oli langenud kartus. Need, kes otsustasid ühineda Gosheni, Gooseni maakonnas. Kes otsustasid ennast varjata Israeliitide kojas ja katuse all. Need, kes said samamoodi päästetud koos Iisraeliga. Ka need olid seal Siinai mäe all. Ka need olid need, kellel oli mõeldud Toora. See ei olnud antud mitte ainult Iisraelile, vaid kõigile rahvastele. Kõik, kes olid ühinenud Iisraeliga, kes olid otsustanud teenida Iisraeli Jumalat, kes olid ennast külge pookinud Iisraeli külge. Ja kõigile neile. Sellepärast, et vastupanijate hulgas, kes hukkusid, ei olnud mitte ainult juudid, aga seal oli ka suuremalt osalt loomulikult israeliidid, heebrealased, kõigist 12 Iisraeli suguharust. Heebrealastele 9. peatükk 4. salm ütleb, kus oli kuldne suitsutusaltar ja lepingulaegas, mis oli üleni kullaga kaetud. Selles oli kuldkruus mannaga ja Aaroni kepp, mis oli õitsenud ja lepingulaual. Kiri heebrealastele on üks nendest kirjadest, kus on kõige rohkem juttu koguduse telgist, kohtumistelgist, lepingu laekast. Midagi ei ole tühistatud. Kõik on endiselt olemas ja kehtib. Printsiibid, sümbolid, prohvetlik eeltähendus. Sellepärast, et see maapealne on taevase vari. See kuulutab ette taevast, nii kaua kuni tuleb see päris asi. Aga see ei ole tühistatud. Sest muidu ei ütleks pühakiri, et nüüd oleme meie Elohimi tempel. Ja kolmas on anu mannaga. Manna. Leib taevast. Kusjuures manna ei tähenda Eesti mannat. Ma ei tea, ma ei oska öelda, kas see, mida nad valmistasid kõrbes mannast, kas see oli sarnane? Ta ütleb küll, et see oli valge nagu koriandri seeme, aga igatahes ei olnud kindlasti see meie manna. Vaid see tuleb heebreakeelsest väljendist manna. Kui Iisraeli lapsed vaatasid seda leiba taevast, siis nad küsisid, manna, mis see on? Või võib ka öelda, kust see tuleb? Teine Moosese 16 peatükk, 31-33 salm. Ja Moshe ütles Aaronile, võta üks nõu. Võta üks nõu ja pane sellesse kannutäis mannat ning aseta see Jahve ette säilitamiseks teie sugupõlvedele. Johannese 6:31 räägib taas. Jeshua tsiteerib seda sama kirja kohta
meie esiisad sõid kõrbes mannat, nõnda nagu on kirjutatud. Ta andis meile süüa leiba taevast. Kuidas saab olla vana leping või esimene leping tühistatud, kui Jeshua tsiteerib seda nii mitmes kohas, tähendamissõnades, aga ka paljus mitmes kohas. Miks ta seda tsiteerib? Sellepärast, et ta ei tulnud rääkima mitte midagi muud, kui vaid seda, mida isa on ees rääkinud. Ega tegema mitte midagi muud, mida isa on ees teinud. Ja seda kõike, mida isa on ees rääkinud ja teinud, seda kõike väljendabki esimene leping. Need samad 2/3 Piiblist, pühakirjast, Heebrea pühakirjast. Ja kui midagi tsiteeritakse, siis järelikult sellesse usutakse, siis järelikult on see kehtiv. Üks moment. Ma vaatan siin selle õige slaidi. Ja see lepingulaegas oli üks väga eraldatud, väga püha ja seda ei tohtinud puudutada mitte igaüks. Lepingulaegast tohtsid kanda õlgade peal ainult leviidi preestrid. Ja ka isegi leviidi preester ei tohtinud puudutada selle külge. Kui te mäletate seda lugu, kui Taavet, kuningas Taavet otsustas tuua lepingulaeka Jeruusalemma, siis mis juhtus? Esimene Saamueli räägib sellest loost. Siis rahvas läkitas mehed Siilosse ja need tõid sealt ära keerubidel istuva vägede Jahve. Vägede Jahve, see on heebrea keeles Jahve Tsevaot. Haaride, hulkade, vägede Jahve. Sead lepingulaeka ja seal olid mõlemad Eeli pojad, Hofni ja Pinehas, Elohimi seaduselaeka juures. Need olid mõlemad Eeli pojad. Eeli oli ülempreester. Need olid ülempreestri pojad. Ja edasi juhtus see, et kuna taas oli Iisraeli rahvas sõna kuulmatu, Iisraeli lapsed, siis tulid vilistid ja sõdisid Iisraeli vastu. Ja nad vallutasid, nad võitsid Iisraeli. Sellepärast, et Jahve oli ütelnud, ärge minge. Ärge minge vilistidega sõdima, sest mina ei ole teiega. Aga Iisraeli rahvas oli väge täis. Nad võtsid ja otsustasid, et kuigi Jahve ütles, et teda ei ole nende keskel, siiski tõid nad sead lepingulaeka kohale. Me rääkisime võlukepikesest. Et see Aaroni sau on võimusümbol. See ei ole pisike võlukepike.
puudutad. Oli puu, ei ole puud. Puudutad rahakotti, raha ei olnud, nüüd on raha. Puudutad. Mida veel? Mida iganes. See ei ole võlukepike. Samamoodi ei ole ka lepingulaegas mängukann. Võtan, panen kohale, on õnnistus. Viin ära, ei ole õnnistust. See on ebajumala teenistus. Armsad, ebajumala teenistus. Nemad teenisid vastavalt sellele. See oli täis maagiat. See sõltus asjast. Asi kandis endas nii-öelda maagilist väge. Lepingulaegas kandis endas Jahvee ligiolu, kui Jahvee seal oli. Aga see ei olnud nupule vajutamisega. Samamoodi ei saanud sellega manipuleerida. Me ei saa manipuleerida mitte millegiga. Me ei saa manipuleerida Jahvee sõnaga. Me ei saa manipuleerida palvetega. Kuigi on olemas pühakirjas neid näiteid. Gideon villadega. Kas sinu sõna on ikka tõsi? Kas sa ikka oled minuga kaasas? Kas see on ikka see, mida sa tahad? Kas ma ikka peaksin tegema seda? Kord pidi kaste langema villade peale ja ülejäänud maa jääma kuivaks ja siis järgmine kord vastupidi. Aga meil on antud püha vaim. Püha vaim. Jahvee vaim, millega me saame läbi katsuda. Ja mida tegi nüüd Iisraeli rahvas? Nad mõtlesid, nad võivad sellega manipuleerida, kuigi Jahvee ütles ei. Aga nad otsustasid, et meie toome laeka kohale. Meie teeme niimoodi. Abrakadabra, abrakadabra, abrakadabra ja võit. Aga see ei läinud niimoodi. Sellepärast ongi nii oluline tunda esimest lepingut. Tunda neid asju, sellepärast, et need on meile hoiatuseks. Ärge teie nii tehke. Või vastupidi, tehke just niimoodi. Ja mis siis juhtus? 1. Samueli 4. peatükis. Filistid sõdisid ning Iisrael löödi, nõnda et nad põgenesid iga mees oma telki ja kaotus oli väga suur, sest Iisraelist langes 30 000 jalameest. Ja Elohimi laegas võeti ära ning mõlemad Eeli pojad, Hofni ja Pinehas, said surma. Me teame, et 1. Samueli raamatus 1. peatükis alguses need samad 2 ülempreestri poega, kes olid võitud, kes olid teenistusse võitud. Neil oli püha võideõli lastud üle pea, täielikult voolata üle juuste, habene kuni rüü valistusse, kuni jalataldadeni. Nad olid sellise privileegi osaliseks saanud. Aga nad ei pidanud seda millekski. Nad kasutasid oma positsiooni kurjasti, arvates, et sellele ei järgne mitte midagi. Nad hoorasid templis sees, magasid naistega, sõid ohvriks toodud ohvriloomade liha koos verega. Nad rikkusid Jahvee püha eraldatud tooret. Kuigi nad teadsid seda väga hästi. Ja nad said surma. Aga see ei tähenda seda, et kui Jahvee ütleb, et siin on minu eluase, siin ma olen. Siin on minu auhiilgus.
et siis igaüks võib seda puudutada. Nagu me rääkisime, et selleks oli spetsiaalselt ette nähtud. Kuigi on ju mul loomulikult Jahve suurem. Ta ei saa sinna laekasse pista. See ei olnud niimoodi, et see oli linnupuur ja siis seal sees oli Jahve kinni püütud. Ta istus seal rätiku all. Oli ukse luku keeranud. Ja ei teadnud midagi, mis ümberringi toimus. Nii kaua, kui ta seal sees oli. Ja kui ta kanti siis läbi kogu selle kõrbe, et siis ta nagu ei teadnudki, mis toimub. Ja ta ütleb, et tema on kõikjal viibiv. Ta on kõikjal viibiv. Ta ei ole piiratud ei ajaga ega ruumiga. Aga kõik see, mida tema on puudutanud, see saab pühaks. Ja kõik need asjad, mis on seotud tema suurte tegudega, saavad olema talle eraldatuks ja pühaks. Sellepärast see laegas. Kuigi tema ju juhtis oma rahvast päeval pilvesambas ja öösel tulesambas. Ta ei istunud seal laekas. Ta ei kükitanud seal varjul. Vaid nagu ütleb 5. Moosese raamatu 1. peatükk, et nagu ta juhtis neid paigast paika. Ta oli nendega nagu isa lastega. Nagu abikaasa naisega. Aga siiski oli see laegas püha. Ja vilistid, nemad ei saanudki selle laeka ligiolus olla. Sellepärast, et nad olid paganad. Sellepärast, et nad olid ebapuhtad. 1. Saamuli 5. peatükk räägib sellest. 1. Saamuli 5. 2. salm kuni 5. salm. Ja vilistid võtsid Elohimi laeka ning viisid selle Daagoni kotta ja asetasid Daagoni kõrvale. Kui nad järgmisel päeva hommikul vara üles tõusid, vaata, siis lamas Daagon silmini maas Jahve laeka ees ja Daagoni pea ja mõlemad käelabad olid ära raiutuna lävel. Üksnes Daagoni keha oli alles jäänud. Ükski ebajumal ei jää püsima tema pühaduse kõrval. See Daagon oli kala jumal. See oli vilistide jumal, mis nägi välja nagu kala. Tal oli kala pea, inimese käed ja jalad. Nii nagu ka suurem osa teisi teemalikke ebajumalaid, teiste rahvaste omi. Nii ka meie elus. Kui see pühadus tuleb meie sisse, kui me oleme seda väärt kandma, kui me oleme võimelised seda kavoodi, seda raskust, seda kaalu kandma, siis mitte ükski ebajumal, mitte ükski muu tegevus, mitte ükski muu teenistus ei jää püsima. Aga see võib ka lahkuda. Ta võib ka lahkuda, kui me selle lepingu laeka ümbritseme paganlike segudega. 1. ajaraamat, 13. peatükk räägib sellest, kuidas Taavet tõi ära selle lepingu laeka. Sellepärast vilistid olid seda laegast viinud ühest kohast teise, kuid igal pool kaasnes sellega hävitus, nuhtlused, katk, surm, häving. Ja selleks hetkeks oli Elohimi laegas
Abinadabi kojas. See oli see viimane koht, kuhu ta pidama jäi, kuhu lõpuks vilistid ta tõi. Ja Taavet, kuningas David, otsustas selle sealt ära tuua. Esimene äärab 13, 7 ja 9. Nad vedasid uue vankriga Elohimi laeka ära Abinadabi kojast ja Ussa ja Ahjo juhtisid vankrit. Kui nad jõudsid Giidoni rehealuse juurde, sirutas Ussa oma käe, et laegast kinni hoida, sest härjad tahtsid selle ümber ajada. Aga Jahve viha süttis põlema Ussa vastu ja ta lõi tema maha, sellepärast, et ta oli pistnud oma käe laeka külge. Siin on taas üks ettevaatamatu tegevus ja toora rikkumine. Ussa tegi midagi, mida ta oleks tohtinud teha. Esiteks, nagu me vaatasime, oli ette nähtud, et Jahve laegast kantakse lattidel, akaatsiapuust lattidel. Ja seda said kanda ainult preestrid. Aaroni liinipudi. Ja nad pidid olema pühitsetud. Nad pidid olema eelnevalt 7 päeva ennast puhastanud ja pühitsenud. Nad ei puudutanud seda laegast otseselt, vaid see laegas oli kogu aeg nende samade lattide vahel. Ka kõige pühamas paigas asetses laegas alusel ja tema 4 küljes olid kullast rõngad, millel olid läbi tõmmatud akaatsiapuust latid. Need latid olid nii pikad, et nad isegi ulatusid peaaegu eesriide taha või ütleme siis väljaspoole. Ka sel ajal, kui laegast kanti, kui teda maha pandi, kui teda üles võeti, mitte keegi ei puudutanud laegast, vaid ta oli algselt kogu aeg nende samade akaatsiapuust lattide peal. Ja nüüd, mis toimub siin? Mida teeb see Ussa? Kõigepealt nad vedasid vankriga. Oli küll uus vanker, aga see oli vanker. See ei olnud õlgade peal. Ja selle ees oli rakendatud härg või leht, kes seda vankrit vedas. See on väga lugupidamatu. Ja pealegi Jahve ei olnud seda niimoodi käskinud teha. Ta pani täpselt paika protseduuri, kuidas igat koguduse telgi mööblieset tuleb kanda. Ja see, et Ussa teda toetada tahtis, oli viga. Ja kuigi Ussa oli ka Leviidi soost, aga tal ei olnud õigust puudutada, mitte kellegil, isegi preestritel ei olnud õigust seda puudutada. Jahve viha süttis põlema Ussa vastu ja lõi tema maha sellepärast, et ta oli puudutanud käega laegast. Samamoodi ka meie tänapäeval. Jahve auhiilgus, võidmine, tema õnnistus. Me ei saa nendega manipuleerida. Me kutsume nad kohale siis, kui meil mugav on. Selleks, et ta tooks meile võidu, et ta tooks meile läbimurde. Samuti me ei saa seda ära ajada. See ei ole meie võimuses. Täna ma vajan seda, aga homme ma ei vaja. Mul oleks üldiselt vaja uut autot. Ja ma arvan, et oleks paslik tuua kohale auhiilgus.
või tegelikult ma tunnen ennast täna natukene roojasena. Sellepärast teeme niimoodi, et täna ma panen ukse kinni. Ma ei taha täna sinu ligiolu. Ma ei soovi seda. Aga homme mul parem tuju. Homme mul rõõmsam päev. Ja homme üldiselt on mul vaja, et mul päev hästi läheks. Toome kohale. Jääve auhiilguse. Et kõik ümberringi kukuksid, kõik vaenlased häviksid. Minu vaenlased. Et mina võidaksin. Et minu teenistusel oleks edu. Et minu töö hästi läheks. Mul endal ei ole vaja selleks midagi teha. Tema tuleb. Ma kasutan nüüd seda. Ja ma palvetan ja annan üldiselt 10 ka siis, kui mul on just parasjagu mingisugune projekt või plaan. Esimene ajaraamat 15. Paar peatükki edasi. Taavet oli näinud, mis toimus Ussaga. Ta oli vihane. Taavet vihastas. Kujutage pilti. Kusjuures Taavet teadis väga hästi. Ta teadis väga hästi, mis oli valesti läinud. Ja see oli lihtsalt ups. Vaid selle läbi Ussa sai surma. Ta hukkus selle sama koha peal. Ta põles surnuks. Ja nüüd Taavet, olles aru saanud, olles meelt parandanud, olles leinanud Ussa pärast, sest tegelikult vastutas ka Taavet. Tema määras. Tema oleks pidanud ütlema. Mehed, vennad, nii ei lähe. Kui te ei mäleta, mis on kirjas Tooras, mis on teile ette loetud, mida te teate ja tunnete, siis laske, ma tuletan teile meelde. Teie enda hüvanguks, teie enda kaitseks. See on ka meie kohus. Meie, kes me oleme kutsutud. Olema valguseks, ooriks. Toora, oor, heebrea keeles on valgus. Et me juhatame, me räägime tõtt, me hoiatame, me selgitame, me õpetame. Või me õpime koos, et me ei unustaks, kuidas tuleb läheneda kuningate kuningale. Ja nüüd esimene ajaraamat 15. peatükis, salmid 11-13. Ja Taavet kutsus preestrid Saadoki ja Ebiatari ja leviidid Uurieli, Asaja, Joeli, Semaja, Elieli ja Aminadabi. Ja ütles neile. Saadok, Sadik, õige, õiglane heebrea keeles. Ja ta ütles neile, teie olete leviitide perekondade peamehed. Nüüd ta räägib juba. Nüüd ta ütleb neile mida. Nüüd ta ütleb, kes ja mis ja kuidas. Pühitsege iseendid ja oma vendi ja tooge Jahvee, Iisraeli Elohimi laevas paika, mille ma sellele olen valmistanud. Nüüd ta ütleb, pühitsege, eraldage ennast. Ja oma vendi. Ja alles siis minge ja tooge. Ja sellesse paika, mille mina olen valmistanud. Ta oli selleks valmistanud paiga. Mitte suvalisse. Vaid selleks oli samamoodi eraldatud paik, kuhu eraldatud laegas pidi asetatama. Salm 13, esimene ajaraamat 15-13. Sellepärast, et teie eelmisel korral kaasas ei olnud rebis meid Jahvee meie Elohim, sest me ei olnud teinud tema korralduste järele, nagu oleks pidanud. Eestikeelne tõlge ütleb,
sellepärast, et me temast ei hoolinud. Aga point ei ole mitte hoolimises. Point on selles, et ei tehtud tema korralduste järele, täpselt korralduste järele. Leviidi preestrid pühitsetud kannavad seaduse laegast akaatsia puust lattidel oma õlgadel. Zeu heebrea keeles ja kõik. Selge ja lihtne. Ei vasakule ega paremale. Muidu on surm. Kas te panete tähele siin? See ei ole mitte hirmutamiseks, see ei ole mitte kollijutud. Buu! Kui sa ei tee nii, siis buu! Siin on juttu kuningast. Siin on juttu etiketist, siin on juttu protokollist. Austusest, lugupidamisest, armastusest. Ja see on nii tõsine. See ei ole kurb, aga see on tõsine. Sellepärast, et see on tõeline ja see on tegelik. Halleluja. Hala päätös ja karapat teille teede sijoittoru puutus jo. Tegemist on kuningaga. Lõvi Juuda suguharust. Vla! Mulle meeldivad väga kassid. Üldse kasslased mulle väga meeldivad. Aga ta ei ole kiisu-miisu. Ta on kuningas. Melech Amlachim, kuningate kuningas. Ja meid on kutsutud olema preestriteks. Oma kuningale. Aga ka pruudiks. Kuningannaks. Ester. Ester, kes on üks ajaloos, üks piiblis olnud kuningannadest. Ka siis, kui oli suur häda käes. Ka siis, kui tervet tema rahvast ähvardas mahanottimine ja genotsiid. Ei läinud ta kuninga juurde, kuigi ta oli tema naine. Ta ei läinud kuninga juurde, tormates uksest sisse. Ta järgis protokolli. Ta teadis, et on vaja teatud asjadest kinni pidada selleks, et kuningale läheneda. Läheme nüüd järgmise mööblieseme, see on küll väga halb sõna, siis elemendi juurde, milleks on imeline menoraa. Menoraa asus pühamaa, püha paiga sees. Kui me siseneme, me hakkame nüüd seestpoolt väljaspoole minema. Me olime seaduse laeka juures. Me tulime nüüd pühamast paigast välja ja me oleme nüüd püha paiga juures, kus olid need asjad. Menoraa. Teine Moosese 25:31 ütleb,
tee puhtast kullast menoraa. See menoraa olgu sepistatud töö, tüve ja harudega, selle karikad, nupud ja õied olgu sellega ühest tükist. Selle küljest lähtugu 6 haru, ühest küljest 3 menoraaharu ja teisest küljest 3 menoraaharu. Ühel harul olgu 3 mandliõie kujulist kausikest nupu ja õiekestega. Samuti olgu teisel harul 3 mandliõie kujulist kausikest nupu ja õiekestega. Nõnda olgu neil 6 harul, mis menoraast lähtuvad. Aga menoraal enesel olgu 4 mandliõie kujulist kausikest nupu ja õiekesega. Iga harupaari all olgu 1 nupp neil 6 harul, mis menoraast lähtuvad. Nupud ja harud olgu sellega ühest tükist terviklik sepistöö puhtast kullast. Ma kasutan siin sõna menoraa. Meil on eesti keele tõlgitud lambijalg. Aga see ei ole päris õige sõna, sellepärast et on menoraa. Menoraa tegelikult tähendab valgust andma, tuld andma, ka tulistama, tuld andma. Ta oli valmistatud puhtast kullast 100%. See on jumalikkuse sümbol ja ta oli ühes tükis. Ta oli seesama Echad. Jahve Elohim on Echad. Ta on üks tervik. Ta ei ole 3 eri jumalat. Jahve, Yeshua HaMashiach, Ruach HaKodesh, Isa, Poeg ja Püha Vaim, aga nad on üks. Neid isegi, tegelikult see ei ole isegi 3 ainu jumal. 3 ainsus on 3 jumalat. Menoraa oli üks, Echad. Üks tüvi, ühe keskmise valgusega. Mis on keskmeks ja kandvaks osaks ja kummalgi pool 6 haru. 6 on inimese number. Need 6 haru, mis hargnesid keskmisest välja, ehk siis kokku 7, mis on täiuslikkuse arv. Halleluja. Iga haru pidi koosnema 3 korda 3 osast. 3 mandliõie kujulist kaussi nupu ja õiekesega. 3 korda 3 on 9. Keskel on tüvi. Tüvi ise aga pidi koosnema 4 korda 3 osast. 4 korda seesama 3 osa. See võrdub 12. 12 on 12 Iisraeli suguharu. Ja 12 Iisraeli suguharu ongi see tüvi menoraas, selle kandev jõud. Nii nagu Iisrael on maailma valguseks saadetud ja seatud. Nii nagu ka 12 apostlit. 12 on ka täiusliku valitsuse number ja muidugi on küünlajalg menoraa rajatud täiuslikule valitsusele, milleks on Yeshua. 12 Iisraeli suguharu, kes said hajutatud ja lahutatud. Aga kes on taas kokku liidetud. See protsess ei ole lõpuni jõutud, aga see on juba alanud. Yeshua on elu valgus ja templit valgustas Yeshua. Yeshua on ka see teeniv keskmine sulane, kes sai valguseks. Näiteks Hanuka küünlajalal. Hanuka küünlajalg on 9-haruline küünlajalg ja see keskmine haru, seda nimetataksegi teeniv sulane. Aga need on erinevad. Ja meil on siin nüüd Jeremia 11:16, prohvet, kes räägib sellest samast menoraast. Jahve nimetab Iisraeli kauniviljaliseks õlipuuks ja roomlastele 11
peatükk ütleb, et me peame saama poogitud õlipuu külge, Iisraeli külge. Menorah ongi see õlipuu, see algupärane elupuu, valguse puu. Menorah, seal sees on or. Or on valgus heebrea keeles. See on see elupuu, mida vaenlane on imiteerinud ja üritanud võltsida juba 2000 aastat. Kust on võtnud vaenlane selle valguse puu idee? Mis asi on valguse puu? Kuusepuu, millele riputatakse külge küünlad, lambikesed, elektriküünlad, pistetakse stepslisse ja ta annab valgust. Sellesama idee on ta võtnud elupuust, valguse puust. Aga vaenlane ei suuda ise mitte midagi luua, vaid ta perverteerib seda, mis on juba ammu olemas olnud. Ta väärastab seda. Ta annab sellele vastupidised tähendused. Jesaja 11 peatükk 1 ja 2 ütleb, aga Iisai kännust tõuseb võrse ja võsu. Võsu tema juurtest kannab vilja. Ja tema peal hingab Jahve ruah, Jahve vaim, tarkuse ja arukuse ruah, nõu ja väe ruah, Jahve tundmise ja kartuse ruah. See sõna võsu siin, võrse. See sõna võsu siin, võrse, on heebrea keeles netseer. Ja meil on siin nüüd 7 ruahit, 7 vaimu. Jahve ruah 1, tarkuse 2, arukuse 3, nõu 4, väe 5, Jahve tundmise 6, Jahve kartuse ruah. Nii nagu ka menoraal. Keskel on Jahve ruah. Keskel on Jahve ruah. Ja kummalgi pool, alustades paremalt vasakule, pange tähele, paremalt vasakule, nii nagu heebrea keel loetakse paremalt vasakule, põhjast lõunasse ja keskel idas on Jeshua. On 3 ja 3 vaimu. Need samad, millest me lugesime. Ja huvitav on nüüd see, et see sõna netseer, see võsu, tähendab ka võrset, valvur, vahimees, ohu eest hoiataja. Jeshuat või neid, kes Jeshuat järgisid, neid tegelikult ei kutsutud kristlasteks, vaid neid kutsuti Notsrim. Apostlite tegude raamatus, seal kus öeldakse, et ja Antiookias hakati need esimest korda kutsuma kristlasteks, siis selle koha peal on sõna Notsrim. Ja see tulebki sõnast võsu. Ja see tuleb sõnast Natsaret. See on see, kus Jeshua inimesena sündis. See ei ole suvaline küla, vaid see tulebki sellest samast sõnast. Netseer, natsaretlane. Ja need, kes olid Jeshua järgijad, need kutsuti natsaretlaseks, natsaretlasteks või natsaretlase järgijateks. Notsrim. Aga kuna ta tähendab ka vahimeest, ohu eest hoiatajat, valvurit,
siis kõik need olid ka kutsutud valvama. Vahimees on see, kes seisab müüri peal. Vahimees on see, kes on valvel. Vahimees on see, kes hoiatab teisi, kui ta näeb ohtu tulevat. See on nagu sõdur eesliinil. Minge ja kuulutage, ütleb Jeshua. Minge ja kuulutage. Kogu maailmas minge, olge eesliinil. Olge need pioneerid, olge need eesminejad, olge need, kes teevad sisse rada. Kui kuskil on rada, siis tähendab seda, et keegi on seda mööda juba läinud. Kui rada ei ole, siis järelikult ei ole sealt keegi käinud. Siis on padrik. Siis on džungel. Need olid naatsaretlase järglased. Jeshua, kes tuli. Ja läks ees, näitas eeskuju. Kui Jahve 7 vaimu kandja. Sest need samad 7 vaimu, 7 ruahid ongi tema iseloom. See ongi tema olemuse väljendus. See ongi Jeshua olemuse väljendus. Ja tema olemuse väljendus ongi see elupuu, see menorah. Sakaaria, 4. peatükk, 2. ja 3. salm. Prohvet Sakaaria. Ütleb, ja ta küsis minult, mida sa näed? Mina vastasin, ma näen, vaata, menoraad, läbini kullast ja selle otsas on õliastja. Selle küljes on 7 lampi ja 7 putke lampide jaoks, mis on lambiala otsas. Ja selle kõrval on 2 õlipuud. Üks õliastjast paremal pool ja teine vasakul pool. Siis ma võtsin teist korda sõna ja küsisin temalt, mis on need 2 õlipuu oksakimpu nende mõlema kuldputke kõrval, millest voolab kuldset õli. Tema ütles, need on need 2 võitut, kes seisavad kogu ilma maa ees. Prohvet räägib Iisraelist, mille pildiks on menorah keskel ja kummalgi pool on 1 õlipuu. Need on Iisrael ja Juuda, Põhjakuningriik ja Lõunakuningriik. Ja mõlemad seisavad kummalgi pool Jeshuat, kummalgi pool maailma valgust. Kellest saab 1 uus inimene. Nii nagu räägib Eefeslastele 2. peatükk. Õlipuu on Iisraeli sümbol. Jeremia 11:16 ütleb, haljaks õlipuuks, ilusaks, kauniviljaliseks nimetas sind Jahve. Roomlastele 11. peatükk ütleb, et me peame saama poogitud õlipuu külge, Iisraeli külge. Mitte kuusepuu külge, mitte jõulukuuse külge. Ja mitte Iisrael ei pea saama poogitud kristlaste külge. Mitte Iisrael ei pea hakkama pidama kristlaste traditsioone, millel ei ole kas üldse mingisugust seost piibliga või mis on segunenud paganlusega. Jeshua on see elupuu. Tema on see, kes keskel kannab. Ilmutuse 4. peatükk 5. salm ütleb, troonist tuli välja välke ja hääli ja kõuemürinaid ning 7 tulelampi oli põlemas trooni ees. Need olid Elohimi 7 vaimu. Need samad, millest rääkis prohvet Jesaja 11. peatükis. Me oleme taas ilmutuse raamatus tagasi elupuu juures, mis on Eedeni aias, menorah juures. Jeshua poodi puusse.
räägib ka. Uuendatud leping. Ta poodi puusse, elu puusse. Tema mõlemal pool olid röövlid puusse poodud. Nende röövlite käed olid samuti üles tõstetud. Kokku koos Jeshuaga oli 6 paari üles tõstetud ja naelutatud käsi ja keskel oli Jeshua nagu menoraa. Halleluja. Kui me palvetame, kui me tõstame oma käed ülesse, mida ta ütleb, tõstke üles oma pühad käed. See on menoraa. Me väljendame elupuud. Kuulutame tema valgust. Me oleme selleks valguseks, sellepärast ta ütlebki, teie olete maailma valgus. Teie olete menoraa. Mitte surnud rist, vaid elav puu. Halleluja. Me teeme siin nüüd ühe pausi ja vaatame peale pausi edasi neid telgi elemente, mis seal olid. See on nii põnev. See on nii vajalik. See on nii prohvetlik. See on nii sügav. Need on juhised. Need on need juhtnöörid ja juhised, mida me vajame. Jääge kuuldele. Jääge vaatama. Järgmist osa. Tuleme tagasi pärast pausi.